Tere tulemast Meesteleht Eesti rubriiki. Tänase saate on teieni toonud Finance Autoline. Meesteleht.finance. Vaadake järgi. Auto on siis täna meil Land Rover Defender 90. Ta on siis, ütleme, pesamuna Defenderite maailmas, aga siiski üsna üllatav auto. Esiteks, autol on sees 6 kohta, mida nii väikselt autolt ei eeldaks. Autol on all 20 tollised väljad, mida jällegi tegelikult vaadates rehvi suurust absoluutselt ei arvaks. Rehvid siis on, ütleme, tänaval sõitmiseks ja samuti ka maastikusuutlikud rehvid, et ta ei tekita liiga palju müra. Autol on siis 3-liitrine rida 6 mootor ja lisaks ka pisikene akku, mis talle siukse väikese nii-öelda tõuke juurde annab kokku circa 193 kilovatti. Autol on ka siis üsna tuntuks saanud BMW ZF käigukast, see on siis ZF 8 HP, et 8-käiguline automaatkäigukast. Aga vaatame täpsemalt järgi, mis on plussid, mis on miinused, kellele võiks sobida ja siis hüppame rooli. Nii, testime nüüd siis auto sõiduomadusi ka. Praegu sõidame, nagu alati, alustame siis linnas, kiirusega siuke 45-55 seal vahemikus. Esimene asi, mida võib-olla autol märkab praegu, on, kuna tal on siuksed rohkem justkui maastikusuutlikud rehvid, siis seda rehvi müra on natukene kuulda. Ja tegelikult see on ka ainus asi, mida siin kuulda on. Et see on üsna minimaalne, ta kindlasti ei häiri, ta on jällegi siuke mõnus ümin, et on kuulda, et autos seda müraisolatsiooni on piisavalt. Vedrustuse koha pealt tal on õhkvedrustus, seega ta on üsna sujuv, et aukudest lihtsalt kulgeb üle, vaikselt õõtsutab ja jällegi see ei ole nagu kuidagi ebamugav õõtsumine, vaid sa, ütleme, linnas on päris mõnus sõita, saad ka siin veel eraldi reguleerida, et kui on vaja näiteks kuhugi maa-alusesse parklasse sõita, siis laseb madalamaks. Kui on mingi lamav politseinik, milles ei ole väga kindel, siis võid ka auto kõrgemaks tõsta jälle, kuigi selle autoga lamav politseinikud väga nagu peavalu ei valmista. Et üldiselt välja näeb ka päris hästi, just eriti sellel autol, kuna ta on nii pisikene, siis tal seda klaaspinda on omajagu ja peegli saad ka siis panna eraldi veel kaamera peale, millel on siis katusel on eraldi pisike kaamera, mis näitab sulle selja taha, et kui siin see keskmine iste üles tõsta, siis sa lihtsalt vaatad seda peatuge. Et praegu linnas väga eeskujulik. 3 huvitavat fakti siis antud auto kohta. Esiteks kohe, auto ise küll pikkuselt on pisike, aga sa saad seda auto 6-kohalisena, nagu nägite ka juba siis võib-olla kattekaadritest, salongi tutvustusest, et siuke väga omapärane lisa nii väikesele autole. Teiseks, antud autot saab ka V8-na. Tal on siis circa 525 hobujõudu ja 5,2 sekundit 0-100-ni. Seega ta on päris, ma arvan, et päris meeldev kogemus võib olla, mida kindlasti tahaks tulevikus ka katsetada. Ja kolmandaks, antud autoga võid läbida ka 90 centimeetrist vett. Tal on olemas eraldi nii-öelda off-road kaamerad, samamoodi ka siis seesama vee sügavuse mõõtja, mis otse ekraanil annab sulle teada, kui sügavas vees sa oled. Ja samuti ka siis õhuvõtuavad on toodud just selle samal põhjusel üsna kõrgele tiibade peale, et sa saaksid selle autoga ka peaaegu meetrisesse vette minna. Seega justkui auto igaks otstarbeks ka maailma lõppu elab sellega arvatavasti üle. Ja nüüd jõuame ka siis siukse natukene kiirema teelõigu peale, et autol küll sport mode'i pole, ta on komfordi peal, aga ütleme tegelikult nagu 193 kilovatti, ta on 250 hobujõudu, mis ei ole suur number tänapäeval, aga selle auto pool täiesti piisav, et saada ilusti kiiruspiiranguni, ka möödasõitude pärast ei pea ülemäära muretsema. Ja mootoriga võib väga rahule jääda. Samamoodi ka tegelikult isegi praegu suurematel kiirustel ei ole ei mootorimüra kuulda, rehvimüra läks ka tasasemaks ja tuulemüra isegi ei ole väga kuulda. Et jällegi, kuna on tegu maasturiga, tal on suured peeglid, siis peegli disain on tehtud piisavalt hea, et seda tuulemüra lihtsalt sa ei kuule. Et võib-olla tõesti, ütleme, kui sõita 110-ga, siis seda üht-teist hakkab tulema, kuna ta on üsna siukse kastiliku disainiga, aga praegu on väga mõnus ja väga viisakas auto, millega siin
maanteel või ütleme siis kiiremal teelõigul liigelda. Peab veel mainima tegelikult, et kuna tegu on siis üsna kõrge maasturiga, mida sa saad tegelikult veel kõrgemaks tõsta, siis sellega kuskile ummikutes sõita ja miks mitte isegi maanteele sõita on päris mugav, et sul on niisugune hea kõrge istumispositsioon, iste mõnus pehme, lai, ta ei ürita olla midagi, mida ta ei ole, ta ei taha olla sportlik auto, sest ta teab, et ta ei ole seda. Et sul ongi niisugune mõnus, ütleme, tekibki niisugune tubane tunne, eriti tegelikult tänu sellele suurele istmele siin keskel, mida sa käetoena kasutada, siis sa lihtsalt istud, lõõgastud siin roolis ja isegi see, ütleme, kui auto ujub, siis see on niisugune ebamugav, aga sellel autol, kui ta nagu ujub natuke kiirendusel, vajub taha, gaasi lahtilaskmisel ettepoole, siis ta on niisugune, ütleme, mõnus, niisugune rahulik niisugune kulgemine on, et sellega täiesti vabalt võikski sõita siit rahuliku kuhugi Leetu välja, pole mitte mingit probleemi, ma arvan. Nii, vaatame üle siis selle pisikese Defender 90 pagasiruumi. Esiteks, nii kui uks avad, uks tegelikult käib üsna laialt lahti, sellega kindlasti arvestama. Tal on ka tegelikult parkimisandurid näitavad ära, kui kaugele sa võid parkida, et uks veel lahti ulatuks. Kohe ukse sees on olemas sellised pisikesed taskud, siin katte all on kohu kolmnurk, aga tegelikult kui istmed alla klappida, siis ruumi on tegelikult päris palju. Tal on ka eraldi kaetud siis justkui selline riffelplaat-efektiga need istmetagused, nii-öelda seljatagused ja ka see põrand siin. See on küll plastik, aga ta on niisugune, ütleme, hästi kõvasti kuluv plastik, et siin peab ikka oluliselt vaeva nägema, et seda ära rikkuda. Aga jah, üldiselt tegelikult ruumi on päris palju. Taga on olemas ka eraldi siis nii-öelda auto tagaotsa langetamise ja tõstatamise funktsioon, et kui auto on kõrgeks tõstetud ja tahad midagi pagassi panna, aga väga hästi ulatused eraldi siit tagumise osa alla lasta. Nii, ja vaatame üle ka siis selle Defender 90 tagumise istmerea. Sul on olemas eraldi ventilatsiooniavad, sul on siin olemas 4 erinevat laadimisauku, igal ühele midagi. All on olemas ka topsihoidjad, mis on päris huvitavasse kohta pandud siin autos. Ja üldiselt materjalid kui sellised, siin on kasutatud siis nahkasid, vinüüli, plastikut, aga jällegi plastik ei ole siin autos halb. Ta on päris maitsekalt kasutatud, igal pool hea touch justkui, et ta on ikkagi off-roadilik auto sihtotstarbeliseks kasutamiseks, aga ta ei ole lihtsalt odava plastikuga, et ta jääb sul silma kriipima. Ruumi mõttes ka, tagant tegelikult ruumi on väga palju, pearuumi on palju, jalaruumi samuti. Et üllataval kombel tegelikult võib täiesti rahule jääda selle istmereaga siin taga. Vaatame siis täpsemalt ka teisi istmerea üle. Otseselt võibki öelda istmerea, sest et hoolimata sellest, et see siin tundub praegu käetugi, siis kui ma selle üles lükkan, on ta täiesti, ütleme, kasutatav kolmas iste. Et seda saab ka ilma 3 istmete võtta, siis on siin niisugune suur keskkonsool, kus on all omajagu niisuguseid taskuid ja sahtleid. Aga peab tunnistama, et see näeb päris huvitav välja. Ma arvan, et mina jään küll seda niimoodi kasutama. Nii on oluliselt mugavam minu jaoks vähemalt. Aga üldiselt materjalid, nende üle ei saa tegelikult väga nuriseda. Ta on niisugune, ütleme, ikkagi sa saad aru, et on mõeldud võib-olla niisugune rohkem off-road või niisugune metsaautoks, aga samas näiteks on tekitatud igale poole niisuguseid taskuid. Siin on terve suur riiul, sa saad isegi siia ekraani taha asju panna. Eraldi on siis siin väike koht, siin vasakul juhi pool on samamoodi väike koht, kus asju hoida. Topsihoidjaid on ka siin igal pool olemas, et nagu panipaikasid on väga palju. Auto on hästi avar, tal on panoraamkatus siin, mis toob väga palju valgust sisse ja peegel näiteks on siis eraldi kaameraga, et kui sul siin keegi istub, siis muidu sa näed lihtsalt tema otsaisist. Roolil nupud on hästi selged, arusaadavad, teevad mõnusa niisuguse kliki, kui neid vajutad, seega saad täpselt aru, kui sa oled seda nuppu vajutanud. Samamoodi kõik kangid, kõik tekst, mis siin peal on, see on hästi loetav. Ekraanid on väga selged. Keskmine ekraan on natukene, võtab aega vahepeal, et laadida mingeid asju,
aga üldiselt tegelikult väga hästi kasutatav ja üsna puhas ja selge, et lugeda. Et tegelikult võib väga rahule jääda, eriti just selle juhi kohaga siin. Nii, ja aeg siis kokkuvõtteks. Alustuseks siis 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi. Esiteks, see on siis, ütleme, niisugune väike norimine, aga kuna ta on Defender 90, siis jah, ta on pisem, aga tegelikkuses see pagass, ta tundub ikkagi päris pisike, kui tagumised istmed ka üleval on. Jällegi, see on asi, millega kindlasti pead arvestama, kui seda autot endale hakkad valima. Samuti ka selle väikse ruumi kohta käib siis ka salong, et oletame, sa tahad näiteks taha istmele panna lapsetooli, seda sinna manööverdada on päris keeruline. Tehtav, aga keeruline. Ja kolmandaks tegelikult see hind on üllatavalt krõbe. See auto on circa 100 000 eurot. Et kindlasti ta on seda väärt, sest just see auto näeb väga eriline välja, eriti linnapildis. Pigem näed Defender 110, võib-olla 130 isegi, aga 90 tegelikult näeb vähe. Kuid jah, seda hinda peab meeles pidama. Nüüd siis 3 plussi, mis väga hästi silma jäid. Esiteks seesama, et ta on niisugune pisikene, ta on hästi niisugune omamoodi. Väga palju selliseid autosid linnapildis ei ole ja seda autot sai ka V8-ga. Kui sa võtad Defender 90 V8-ga, see võib väga huvitav kogemus olla. Teiseks, kõik see salong, see on samamoodi, see disain, kõik need kruvid, mis sa näed seal ukse polstri küljes, see on ka niisugune hästi-hästi huvitav touch ja väga suur kiitus minu poolt Land Roverile, et nad otsustasid sellega jätkata. Ja kolmandaks tegelikult ma ei ole sõitnud ühegi autoga maasturiga, nii-öelda siis reaalse maasturiga, millega nii palju pilke saaks linnas. Et võtta seda siis kas plussi või miinust. Minu jaoks on see pluss, sest kui sa võtad sellise auto, siis sa võib-olla tahad natuke rohkem seda tähelepanu. Kellele auto võiks sobida? Inimesele võib-olla, kes elabki kuskil, ütleme, peateelt maas, metsa sees, kes tahabki täiesti eraldi olla teistest, panedki selle maastikusuutliku rehvi alla, tõstad auto üles ja sõidadki kuskil läbi paksu, ma ei tea, muda või läbi paksu lume, sõidad endale koju ja oledki täiesti eraldatud. Sinu jaoks on see auto ideaalne. Nüüd sooviks omalt poolt tänada siis Inchcape Peetrit, Land Roveri esindust, kes meile selle auto laenas tänaseks. Ja kui ka sinul, vaataja, on mõni huvitav auto, mida sa tahaksid, et me testime, siis kirjuta toimetus@meesteleht.ee ja näeme järgmises Meesteleht Eesti rubriigis. Vaatame, kellele antud auto võiks sobida ja siis teeme ka juba kokkuvõtte. Hüppame rooli.